Tere hommikust kõigile sellel kaunil kevadhommikul. Jätkame siis oma hommikuste veebiseminaride sarjaga. Ja täna siis räägime sellisest põnevast asjast nagu siis paroolide autentimine. Teen teile täna ka mõned demod. Loodan, et meid ei taba siis siuke tüüpiline demoefekt. Olen siin kõik valmis pannud, et mul on siis 2 YubiKey'd ka. Ja demod siis on YubiKey'ga demo, logimine arvutisse, logimine siis Microsofti pilveteenustesse ja ka siis logimine Microsoft Authenticatoriga ilma siis paroolita. Nii, teeme siis kõigepealt sissejuhatuse ka. Et nagu ikka, igal organisatsioonil kõige olulisemad asjad on siis andmed. Andmed, mida nad tahavad kaitsta, andmed, mida nad tahavad siis turvaliselt enda kasutajatele kättesaadavaks teha. Ma pakun, et tänapäeval enam ei ole ühtegi organisatsiooni, kes saaks hakkama siis sellega, et töötavad ainult on-premise. Ehk siis see vana security mudel, kus siis meil on tulemüür, meil on siis see AD, ala kasutaja siis heal juhul lubame VPN-iga enda võrku või siis terminal serveri kaudu, et kõigil on tänapäeval mingis osas siis pilveteenused kasutuses. Ja ma arvan, et tegelikult see pilveteenuste rõhk läheb juba sinna niimoodi, et see kohalik organisatsioon on siis kohalik infra on siis pigem toestab seda juba pilves asuvat andmestikku ja kasutajate kontosid ja nii edasi. Meil on siis seda kõike vaja kaitsta. Ehk siis nagu ikka, et kui andmeid kaitsta, et kui nad asuvad siis näiteks pilves või iseenesest pole vahet kohalikus, eks meie esimene asi, mida me kaitseks saame siis rakendada, on muidugi identiteet. Ehk siis turvaline identiteet. Et aegade algusest on siis olnud ju siuke tüüpiline, et kohalik Active Directory, mingi failiserver, kasutaja nimi, parool. Need ei ole enam turvalised, et ainult parool on väga nõrk kaitse siis, ehk siis minimaalselt on vaja vähemalt 2-astmelist autentimist. Ja seda siis ka tänapäeval juba soovitavalt siis turvalisemaid vahendeid kasutades. Ja täna me siis räägimegi sellest, mis on siis kõige turvalisem vahend selleks, ehk siis security key. Eraldi key, mille peal siis, näitame ka, mille peal siis tegelikult on sertifikaadid ja mida me siis kaitseme PIN-iga ja mida siis kasutaja kasutab siis näiteks kuskile kas arvutisse logimiseks, teenustesse logimiseks, et ta võib ka lihtsalt brauseri kaudu näiteks webmaili või OneDrive'i logimiseks kasutada. Pluss siis see, et näiteks see key on siis ka NFC toega, ehk siis tegelikult seda saab kasutada näiteks mobiilse seadmega. Muidugi on jälle see, et mobiilse seadme puhul, et kas see key on ju, et kas on mugav, eks see kõik oleneb sellest, kuidas organisatsiooni kasutajatele see kättesaadavaks teha. Et iseenesest võib mobiilses seadmes siis kasutada Microsoft Authenticatorit paroolide autentimiseks. Ja muidugi, et ega ainult identiteedist ei piisa, et meil peavad olema kaitstud ka muidugi kasutajate seadmed. Seal kasutatakse ka identiteeti, kus siis seadmed peaks olema hallatud, kontrollitud, me peaks teadma, mis see toimub, võib-olla siis mingil määral andmete piiramine, pluss siis see, et reguleeritud see, et kuna, kust ja millise seadmega siis kasutaja ligi saab andmetele. Ja kõige olulisem veel muidugi siis andmete kaitse ise, ehk siis compliance teema, ehk siis andmete kaitsmine juba andmestiku levelil, andmete enda krüpteerimine, kui andmeid kusagilt keskkonnast välja liigutatakse või kuskile keskkonda liigutatakse, või siis kasutajad krüpteerivad andmeid ise. Või siis on meil automaatsed reeglistikud, mis kui näiteks mingeid andmeid, mingite märksõnadega majast välja jagatakse, et siis need saavad krüpteeritud. Et lahendusi on palju, tulebki mõelda läbi, et milline on siis näiteks, et minu organisatsiooni siis kõige parem lahendus. Selles osas saame alati aidata, kaasa mõelda ja siis pakkuda ka välja lahendusi. Aga jah, et meie siis täna räägime identiteedist
ja praegu, nagu ikka, et me keskendume sellele põhilisemale ehk siis Microsofti maailm. Et kõiki neid YubiKeysid ja asju saab muidugi kasutada ka teiste maailmadega, et Google'iga, Facebookiga ja nii edasi. Õnneks on nagunii, et kui nagunii on paljudel on olemas siis näiteks Gmail, et ka Gmail on see, kes siis alati soovitab sul panna ikkagi enda kontole 2-astmelise autentimise. Mis on nagu tänapäeval siis tegelikult must have. Aga kahjuks on ikkagi veel 2-astmeline autentimine veel, ütleme nii, et on veel liiga palju organisatsioone, kes seda ei kasuta. Et näiteks kui Microsofti keskkonnas olla, kui nüüd uus klient, kes siis hakkab Microsofti pilveteenuseid kasutama, neid siis collaboration teenuseid näiteks, et Teamsi, OneDrive, Exchange Online'i, et siis uue tenanti luues siis on Microsoftil automaatselt juba security default sisse lülitatud, mis tähendab seda, et kõik uued kasutajad, kes luuakse, neile tuleb seadistada 2-astmeline autentimine. Meil on blokeeritud siis ebaturvalised protokollid, mis ei toeta 2-astmelist autentimist, pluss siis veel vahvaid asju, mis siis nagu tegelikult out of the box, et juba vaikimisi aitavad siis tegelikult organisatsioonil olla turvalisem, kui nad alles alustavad siis näiteks Microsofti maailmas nende pilveteekonda. Aga näiteks need, kes siis juba olemas on või siis kes siis soovivad tõsta siis veel turvalisuse taset, et 2-astmeline autentimine on ju väga oluline. Aga siis on oluline ka valida see organisatsiooni jaoks kõige sobivam siis vahend, et kui turvalised me tahame olla. Alati see on selline küsimus, et alati kõik ütlevad, et jah, tahaks olla väga turvaline. Nii, aga jagan täna harjumuspäratult, siis näitan isegi natuke ühte väikest PowerPointi. Seal on mõned siuksed ilusad ägedad slaidid. Nii, kohe jagame. Nii, ja võtame beginning. Ehk siis natuke siis nagu seda maailma nagu üldstatistikat ka selles osas, et mis on siis iseenesest paroolide autentimine. Eesmärk ongi siis see, et miks üldse siis paroolide autentimist kasutada. Et kuna paroolid ongi need, mida siis häkkerid armastavad ja need, mida kõige rohkem phishitakse. Ehk siis see on nende see kõige esimene punkt, mida nad hakkavad ründama, selleks, et siis pääseda ligi ettevõtte andmetele. Ja siis nendega vastavalt sellele teenida võimalikult siis palju kuritegelikult tulu. Et see on nende jaoks see oluline eesmärk. Aga kasutajal ei ole, kui ta ei kasuta parooli, et siis seda on väga keeruline siis ju õngitseda, mis tähendab seda, et see tõstab meie turvalisuse taset väga kõvasti. Et nagu ikka Microsofti maailma puhul, et 2-astmeline autentimine kui selline on seal juba 4-5 aastat vähemalt on võimalusel kasutusel. Ja seda järjest rohkem siis nagu võetakse ka kasutusele. Võiks küll toimuda kõik kiiremini, aga õnneks see protsess käib ja protsess käib suure hooga. Ja siin meil siis näiteks see, et Gartneri tehtud uuringust ja visioonist, et prognoosivad, et siis juba ülejärgmisel aastal, et põhimõtteliselt suured organisatsioonid ja ka muidugi keskmise suurusega organisatsioonid hakkavad siis rakendama paroolide autentimist. Ehk selleks, et siis tõsta enda organisatsiooni kasutajate identiteetide turvalisuse taset. Et Eestis on ka kliente, kes seda, nagu ikka, et tegelikult ju paroolide autentimine on ka see, et kui ma login näiteks kas ID-kaardiga kuhugi teenustesse sisse, kui ma login, see võib ka olla meie kohaliku AD-sse, et on kliente, kes siis kasutavad näiteks kuskile, kellel on veel kohapealne Exchange, et kasutavad siis näiteks Exchange'i e-maili majast väljas logimiseks ID-kaardi Eesti oma.
et ka smart card kui selline on siis ikkagi paroolite autentimise vahend. Aga mis on nende security key'de eeliseks siis smart card'ide ees, et nad toetavad siis rohkem protokolle, mis annab neile siis suurema kasutusvõimaluse kui siis nagu sellele tavalisemale smart card'ile, mis on siis sertifikaadid peal, privaatsertifikaat ja mida ma siis kasutan. Pluss siis need uued siis security key'd, et neil on siis lisaturvalisusi siis selle tavalise traditsioonilise siis nagu smart card'i ees. Ja ega siin muud ei ole. Nüüd põhimõtteliselt Microsofti paroolite autentimine on siis kõigile saadaval. Et see on siis alates eelmisest kuust. Et siin on mõned slaidid ka selle kohta, mis on tüüpilisemad, Windows for Hello meil PIN-i ja biomeetriaga. Näiteks siis YubiKey puhul on meil ka touch funktsioon, mida ma siis pärast ka siis demos näitan. Pluss siis see, et on siis ka NFC tugi, et siis ka saaks kas siis mobiilses seadmes või siis arvutiga, mis siis NFC toetab, mis siis teeb nagu natuke kiiremaks ja mugavamaks selle. Aga mina leian, et kõige turvalisem on ikkagi see, et PIN on turvalisem kui siis NFC ikkagi, kuna NFC, kuigi samas ega NFC puhul ka, ta küsib alati PIN-i veel. Nii, siin on siis Microsofti kaheastmelise autentimise lahendused. Kunagi, kui teekond algas, siis oli muidugi, et SMS ja siis one-time passcode, mida siis tegelikult tänapäevases maailmas tegelikult nemad ei ole enam üldse turvalised, et SMS ja kõne, et neid on siis kõige lihtsam siis ära petta selleks, et siis ka kasutaja kaheastmelisest autentimisest mööda saada. One-time passcode samamoodi, et uuemad ja modernse autentimise toega siis on meil Microsoft Authenticator ja muidugi siis Windows Hello for Business. Ja siia siis otsa tuleb nüüd veel ka security key, mis siis kogu seda pilti siis täiendab. Siin on ka kuupäev, meil siis ilusti, et alates 2. märtsist on siis see mugavalt kasutusel. Ma siis pärast ka demonstreerin, et mul demos on siis tegelikult niimoodi, et ma näitan ka, et kuidas mul see üles ehitatud on enda demoseadistus, et kuidas ma siis selle YubiKey siis nagu kasutusele siis võtsin. Ja et Microsofti enda siis passwordlessi kasutatavad rakendused Windows Hello for Business. Mina Windows Hello for Business kasutan juba põhimõtteliselt sellest ajast peale, kui välja tuli, et väga mugav ja mina kasutan alati PIN-i, et siis biomeetriat ei kasuta. Et eks see on siis nagu see enda kiiks, et sõrmejälge on ikka võimalik ka kuidagi, on võimalik ära petta sõrmejälge, ehk siis sõrmejälge ma ei kasuta ja PIN-i on minu eelistus selliste asjadega. Muidugi Microsoft Authenticator, millel siis selle traditsioonilisema puhul on siis see kaheastmelise autentimisteate siis kas kinnitamine või tagasilükkamine ja samuti siis one-time passcode, mida siis Authenticator genereerib uue iga 30 sekundi tagant. Ja muidugi siis nüüd ka passwordless autentimine, mida ma siis ka pärast demonstreerin. Siis on nüüd täiendava lisana ka FIDO2 security key'd, ehk siis näiteks YubiKey, ma pärast näitan väikest listi ka, et tegelikult neid tootjaid on siis märksa rohkem, et siin on paarikümne kanti, et kelle siis key'd on ilusti toetatud ka suur Active Directory poolt. Ja muidugi meie Microsoft Edge browser on siis see, mis toetab kõiki neid paroolite autentimise viise väga ilusti. Toetab tegelikult väga ilusti ka Google Chrome. Teisi brausereid tunnistan ise, pole testinud, et kuna minu põhibrauser on Microsoft Edge, peale seda, kui ta Chromiumi peale läks ja leian, et väga mugav, sest see ongi organisatsiooni jaoks, et kui ma ka mingeid, ma ei tea, muid asju teen, et siis mingil määral kasutan ka Chrome'i.
ja YubiKey, et minul on 2 YubiKey 5 seeria oma, mis siis toetavad päris palju protokolle, Web-Authn ehk siis need samad ala Edge'i kaudu kasutamine, siis Fast Identity Online, sama siis sertifikaatide asjadega ja siis need on võimelised töötama ka siis nii-öelda, nad ongi, et ma võin siis seda kasutada ka tegelikult SmartCardina. Kui mul on siis näiteks kohalik organisatsioon, Active Directory, mul tegelikult siis kui on selline situatsioon, et mul ühtegi pilveteenust kasutusel ei ole Microsofti oma, siis kolmanda osapoole omasid, et seda ongi mul kasutusel siis näiteks ainult arvutisse logimiseks SmartCardina, mis on küll siis tema alakasutus pigem. Siis on NFC toega võtmed, ehk siis mida siis on kõige mugavam siis tegelikult mobiilsete seadmetega kasutada. Et on olemas tegelikult ka siis nii-öelda füüsilise otsaga, nagu siin ka pildil näha, et meil on siin iOS mobiilsete seadmete Lightning port olemas ja siis on meil olemas USB-C, siis Androididele. Aga ütleme nii, et mobiilsesse seadmega siis, kui security key'd kasutada, kui on turvalisusnõue suur, siis on alati soovitav, et siis on juba mõistlik seda NFC kaudu kasutada, kuna see on mugav. Ja tegelikult töökindlusest, mobiilsete seadmete elavad meil taskus tihti ja siis port seal kipub ka vahest taskust kõike põnevat meil sinna pessa korjama. Ja tulemas on siis tegelikult uued key'd, mis toetavad siis BioKey, tähendab seda, et praegu minul need key'd on, et kui ma hakkan logima, et siis ta küsib lihtsalt proof of presence, ehk siis ma pean key'd puudutama, aga et siis läheb veel turvalisemaks, mis tähendab seda, et see proof of presence saab olema ka sõrmejälje kinnitusega. Ehk siis meil on väga tugev kaheastmeline autentimine, et ma hakkan teenusesse logima, panen enda kasutaja nime ja küsib mult siis kõigepealt seda security key'd, siis on mul vaja sisestada PIN, siis on mul vaja teha proof of presence enda sõrmejäljega, ehk siis ta vahetab sõrmejälje, mis tähendab seda, et on väga turvaline. Nii, ja korra veel siuke ülevaatlik pilt ka veel, et Windows Hello, Microsoft Authenticator ja FIDO2 security key'd. Kohe vaatame siis korra küsimusi ka. Ja, YubiKey aitab siin. Sest tegelikult on see, et selleks, et sisse logida, kuna sul on vaja siis teha proof of presence. Ehk siis, kui see kurikael hakkab sinu kontole proovima sisse logida, siis kui kasutajad tuleb harida ka, et kui proof of presence'it peaks küsitama, tal on seade sees, ja keegi ongi tema arvuti üle võtnud, et see on nagu see tavaloogika, et kui ma saan keset tööd kaheastmelise autentimise Authenticator'isse ka approve'i küsimise, siis ma ei pane sinna approve, sest märkan üles ja ma vaatan, ma ei pane seda, sest mina ei ole seda alustanud. Ja siis tegelikult on ka see, et ma pean proof of presence, ma pean puudutama seda, kui ma hakkan Google teenusesse sisse logima. Ja, et ega multifactor authentication, ütleme nii, et ega siis rakendus, Microsoft Authenticator rakendus, seda on ka võimalik tegelikult phishida. Ehk siis sellepärast ongi siis kõige turvalisem keegi eraldi security key, mis siis tahab PIN-i, tahab ka seda proof of presence'it siis. Ja siis järgmise generatsiooni YubiKey-dega on see proof of presence veel sõrmejäljega. Ehk siis et niisama ei saa keegi ju lampi sisse logida, kui ma proof of presence'it ei tee, kuna te ei lase neid sisse. Nii palju mina tean, siis YubiKey-d ei ole veel suudetud ära phishida selle näiteks neid generatsioon 5 key'sid. Praegu ei tea vähemalt ühtegi case'i selle kohta. Nii, aga lähme siis tagasi praegu esitluse juurde, et ma siis võtan ja jagan jälle enda ekraani ja ma jagan siis jagangi enda ekraani.
Ma võtan siis ette Azure AD, nii, et kuidas siis seda üldse üles seadistada, et kuna meil on siis nagu võimalik see, et kasutada teda ainult siis nagu kohaliku Active Directory's sertifikaadipõhise logimisele, et see on tegelikult ka hästi mõttetu. Et selleks on siis ikkagi mõistlik see, et me seome ta ära Azure AD-ga. Ja siis, kui meil on seotud Azure AD-ga, siis me tegelikult saame seda kasutada Azure AD joint device'ides ja me saame kasutada ka siis ka Azure AD hybrid joint device'ides, siis ka kohalikusse AD-sse sisse logimisel, mis on siis Azure AD-sse sünkroniseeritud, ehk siis on Azure AD hybrid joint. Selleks on siis, et kasutada teda siis hübriidentiteedis, on meil siis lihtsalt üks PowerShell skriptikene, mida me peame siis enda Azure AD Connectis läbi jooksutama. Ja siis on üks policy seade, mida me siis peame kasutajatele aktiveerima. Aga protsessi ise algab tegelikult niimoodi. Et kõigepealt kasutaja peab, on kahte viisi on võimalik siis teha, on võimalik teha, et see administraator registreerib neid key'sid kasutajale, aga tegelikult mina eelistan, et see ikkagi kasutaja teeb seda registreerimist siis ise. Ehk siis kasutaja saab key, ta paneb sisse, me saadame talle juhendi, et kus ta saab minna ja siis selle registreerimise teha, ta paneb ise endale pinni peale ja siis tal on see olemas. Enne muidugi võiks kasutajatel juba olla, enne on kasutajatel juba see traditsiooniline siis Authenticator-based MFA olemas, et siis olenevalt, kuidas on varasemalt seadistatud, et kas on siis seadistatud passwordlessini või mitte. Aga Azure AD poolel, mis meil tegevused on, siis me lähme Azure Active Directory'sse, võtame security, võtame authentication methods. Nii palju siis infoks veel, et seda kasutada, peab siis olema kasutajatel Azure AD Premium Plan 1, ehk siis seda kas siis Microsoft 365 Business Premium pakett, Microsoft 365 E3, E5 pakett või siis näiteks Enterprise Mobility plus Security pakett MZ3 või siis MZ5 või siis eraldi võetud Azure AD Premium Plan 1. Ehk siis, et ilma selle litsentsita ei ole siis kasutaja kasutus legaalne. Ehk siis kõik kasutajad, kes hakkavad kasutama siis seda autentimist, peavad siis omama seda Azure AD Premium Plan 1 litsentsi. Nii, ja ma tulen siis Azure AD-sse, võtan security, võtan policies ja siin on mul siis olemas tegelikult need policy'd, et 2 tükki on siin preview's. Meil on siis Microsoft Authenticator, mis on siis nagu, et Microsoft Authenticatoriga teha siis paroolita sisse logimist, mille eelduseks on see, et kasutajal peab olema juba seadistatud Microsoft Authenticatoriga MFA ja siis teadete vastuvõtmisega ehk siis approved deny. See on siis eelduseks, ehk siis nagu ikka, et alati kui mingisuguse teenusega hakkab deployma, siis see läheb ikkagi jupikaupa kõigepealt kontrollida kasutajatel kõikidel multifactor authentication kasutusel. Soovitan isegi või kui nüüd nagu seadistada, siis multifactor autentimisel lubadagi ainult Authenticator, et mitte lasta siis kasutada SMS ja kõnet, mis on siis nagu kõige lihtsamini phishitavad. Nii, siis me saame valida üks grupi, kellele ja lähebki neid, ega siin nagu rohkem ei olegi. Salvestame ja siis kasutajad, kelle me oleme lisanud, et nendele siis hakkab see rakenduma tagasi. Sama on siis tegelikult FIDO2 security key'dega, et siin me saame natuke veel seadistada. Maha. Siit ongi see, et kõige mugavam viis ikkagi on see, et ID koormust vähendada, kui seda hakkab kasutama, et siis kasutajad teevad ikkagi self-service sign-up enda security key'dele, näiteks siis YubiKeydele. See on samamoodi, me lubame, me valime kasutajad, kellele me seda piloteerime, kellele me selle peale paneme, alguses piloteerime, salvestame policy ja ongi. Meil on siin portaalis oli just olemas ka see, et me näeme siis tegelikult ka kasutust. Siin demo tenant
ta annab meile siin tegelikult väga hea ülevaate ka kõige muu kohta, et kui palju on siis üldse nagu MFA-d kasutusel. Minul on temalt, mul on siin mingi kogus kasutajaid, keda ma olen siis lihtsalt kohalikust taadest sünkinud, kes tegelikult ei ole kordagi sisse loginud, sellepärast on neid siin nii palju neid siis näitamas. Aga meil näitab ka ära, et kasutajad, kes on siis võimelised kasutama, kes tegelikult kasutavad siis mul passwordless autentimist ja kasutajad, kes siis self-service password reset'id, et see on ka veel vanast ajast sisse lülitatud. Siin näitab ka ära siis, kui palju on siis kasutusel, näiteks FIDO2 security key'sid on siis nii-öelda minu selles testorganisatsioonis on 2 tükki kasutusel, passwordless äpp ehk siis Microsoft Authenticatoriga proolita autentimine on siis ühel kasutusel ja Windows Hello for Business on siis minu ühel sellel testkasutajal testarvilises kasutuses. Siin on näha ära, et palju on siis push notification itega, software token'eid ja siis kellel siis on ka näiteks SMS-ist mobiilne telefon kasutusel. Mul on ka siis ära näha seda user registration'i infot, et kes kuna, siis me näeme testkontod, kes siin on, kes on kuna mida siis registreerinud. Nii. No siin on veel statistikat. Siin näitab ära need kasutajad, kes on siis registreerinud ja millele siis registreerinud on endale. Nii, et ma korra näitan ka seda siis FIDO 2 hindasid, et neil on tegelikult siis jah, see valik on päris suur. Et siin on ka siis need orienteeruvad hinnaindikatsioonid, et siis ilma käibemaksuta. Mis seal ikka, et see üks siis key läheb tegelikult ühe kasutaja kohta ja nii palju siis lisakulu peab arvestama, et kasutusel siis peab olema siis näiteks Azure AD Active Directory Premium, et seda siis ka Azure AD-ga siis kasutada nii hübriid keskkonnas kui ka siis näiteks CloudWalli keskkonnas. Et nagu ikka, et seda siis peab vaatama, milline ega see ei saa olla, millisele organisatsiooni inimesele, milline tüüp siis sobib. Ma korra lähen veel tagasi siia authentication methods ja policies alla. Et siin on siis 2 asja meil tegelikult previews. Et temporary access passcode on previews ja selle idee on siis see, et saada siis nagu tulevikus luua kasutajaid näiteks siia ilma siis paroolita siia näiteks Azure AD-sse. Ehk siis ongi see, et me kasutaja kui loome, et siis tegelikult me loome kasutajale one-time passcode'i, kus me siis määrame ära selle one-time passcode'i eluea. Maksimum on 30 päeva, mille me siis anname kasutajale. Kasutaja läheb siis näiteks portal.office.com, logib selle one-time passcode'iga sisse, siis ta 10 minuti jooksul peab siis ära seadistama endale kas siis security key registreerima või siis Microsoft Authenticatori selleks, et siis hakata paroolita autentimist kasutama. Praegu on see veel previews, hetkel on siin väike üks miinus, et nad vahepeal seda lasid teha. Näiteks kui on nagu uus kasutaja, siis ta saab uue seadme ja siis ta meil endpoint manageri autopilotiga oleme teinud ilusti kõik policy'd, pannud kasutajagruppi, et kasutas uue seadme ja ta hakkab ennast siis nagu seal uues seadmes kohe sisse logima, et siis praegu ei ole võimalik teha seda, et kasutaja siis autopilotit saab teha selle one-time passcode'iga, et vahepeal korra nad andsid testida, et hetkel võeti see siis preview'st maha. Aga tulevik tuleb niimoodi, et siis ongi, et kasutaja tuleb uus töötaja,
anname talle siis, anname talle, ta saab uue arvuti, ta saab enda security key, Yubico oma näiteks, siis ta võtab arvuti lahti ja siis ta hakkab sinna, küsitakse tema seda Suurade kontot, logib sinna sisse, ta paneb one-time passcode'i ja siis ta enrollib enda ära ja saab kõik arvuti seadistatud, saab enda passwordless autentimise seadistatud ja nii edasi. Et see one-time temporary access pass võimaldab tegelikult ka seda, et me saame siis kasutajale anname selle temporary access passcode'i, see kasutaja tõmbab alla endale siis Microsoft Authenticator'i ja ta lisab siis selle organisatsiooni konto sinna Authenticator'isse ära. Et kui oled tähele pannud, et kui nüüd uuendatud Authenticator versioonil, et kui hakkad uut seda add work or school account lisama, et siis seal on kaks võimalust, et seal on QR-kood ja sign in. Näiteks siis ongi võimalik sinna sign in teha sellesse one-time passcode'iga tulevikus ja siis lisada sinna Authenticator'isse kaasa siis enda konto identiteet ära. Text message, mis on preview's, see on siis mõeldud selleks jälle, et a la field workers või first line workers, et kasutajad, kes siis ongi nii, et nad selle turvalisus jälle kaheldab. Kui nad teevad nagu näiteks siis sign in, et panevad end telefoni numbri, siis neile saadetakse siis SMS-iga one-time passcode. Siis nad saavad enda siis sinna kioskmunud postkasti ligi ja saavad siis meile saata ja asju. Need on siis need nii-öelda field workerid, kes on siis piiratuma ligipääsuga meie keskkonda, aga ma ise leian, et nagu meie regioonis näen, et sellel kasutust ei ole ja minu jaoks tundub see, ta on küll mugav, aga ta tundub ikkagi liiga ebaturvaline asi, mida kasutada. Nii, aga siis näitan natuke, teen mõned demod ka. Lähen nüüd hüppan teise kaamera taha. Okei, mul on siis kaks arvutit. Alustan siis selle arvutiga. See arvuti on mul siis Windows 10, mis on mul minu demo Active Directory domeenis. Ja kasutaja on siis ka hübriidkasutaja, ehk siis tal on kohaliku saades konto, kohalik kasutaja on sünkroniseeritud pilve. Arvuti on siis Azure Hybrid Joint ja mul on siis tehtud seadistus, ongi siis tehtud, et mul on see Azure AD Connecti poolne seadistus tehtud, pluss see, et üks registri, kas siis registri või üks policy seade tuleb muuta, ehk siis muuta seda, et kasutaja saab siis kasutada sisselogimiseks security key'd. Ehk siis seda siis oleneb, kuidas seda deploy'da. Üks võimalus on Windows Configuration Designer, teeme seal oma selle pakikese, jagame kasutajale või laseme startups käima. Kohaliku saades on meil võimalik teha seda veel siis group policy'ga. Või siis, kui meil on ilusti arvutid näiteks Intune'i halduses all, et siis me saame teha ka siis seda Intune'i policy seadistusega. Ja kõigepealt siis näitan seda, et kui ma loodan, et on hästi näha, et kui ma üritan praegu tahan sisse logida, siis mul ei ole key'd, ei ole ühendatud. Siis ta ütlebki mulle, et illegal insert your security key into the USB port to sign in. Ehk siis nüüd see on USB-C key mul. Võtan siit USB-C pordi, pistan sisse. Nii, väga hea. Nüüd panen siis enda selle security key pinni. Korra varjan kaamera, et ikka turvaline oleks. Nii, vajutan enter. Ja nüüd ma pean siis tegema proof of presence, ehk siis ma pean seda key puudutama. Näiteks näitame siis alguses seda, et ma ei puuduta key'd, et mis siis juhtub. Sest ta lihtsalt ei logi mul sisse. Ta jääb seda proof of presence'it ootama, et ma puudutaksin key'd. Nii, annab kasutajale ikka natuke aega. Näed, võtsin siin tassi kohvi, lanksan, unustasin ära.
ja nii, ütleski, et ei saanud sisse logida, sest proof of presence'it ei tehtud, kuigi PIN pandi. Nii, võtan uuesti kasutaja, uuesti enda PIN-i. Võtan enter. Ja nüüd teen siis proof of presence, ehk siis ma puudutan seda security key'd. Puudutasin ja see kasutab siis ka Windows Hellot ja nüüd logitakse mind siis sisse. See siis on arvuti, mis mul on kohalikus AD-s, kohalikus domeenis. Vaatan, nii logisin key'ga sisse. Ahah, mul on ilusti minu serveri mapitud ketas küljes faili serverist. Kõik on olemas, ehk siis saan ilusti kasutada. Nii, ma võtan siit login korra selle sama kasutajaga, võtan siis praegu Google Chrome'i, et mul sellepärast, et mul ei ole just nimed siis tehtud nagu Google Chrome'i jaoks SSO-d praegu, et võtan Google Chrome'i ja lähen siis portal.office.com-i, võtan enter. Nii, siin on minu kasutaja, illegaal, testi kasutaja. Ja nüüd ta küsib mult siis seda sama security key PIN-i, ehk siis ta detektis ära, et mul on ilusti see security key siin juba sees ja siis ta oleks mult. Nii, nüüd panen jälle PIN-i. Võtan enter ja jälle küsitakse mult proof of presence'it, ehk siis selleks, et sisse saada, ma pean jälle seda key'd puudutama. Puudutan key'd ja ma olen siis Microsofti keskkonda portal.office.com-i sisse logitud. Vahet pole, kus ma seda alustan, et kui ma lähen omasse, hakkan logima, küsib samamoodi PIN, proof of presence, lähen otse siit veebist tiimi samamoodi. Nii, võtame korra Edge browseri, pärast näitan ka veel teisel ekraanil seda, et siis on nagu võib-olla paremini ja teravamalt näha. Nii, ja sellega siis toimub mul SSO, ehk siis SSO toimib ilusti samamoodi edasi nagu enne. Et mul Chrome'is oligi, et mul oli just tehtud, et mul SSO seal ei töötaks, et ma saaks siis ka näidata teile seda key kasutamist. Okei, et selle arvutiga on kõik korras. Meil on veel võimalik siis teha ka seda, et mul praegu ei ole tehtud. Ta on võimalik siis jälle seadetega seadistada nii, kas GPO, mingi intimate plate, script, seadistada nii, et mis siis on käitumine sellisel juhul, kui see security key eemaldatakse. Praegu minul ei juhtu midagi, aga me saame teha siis policy'ga näiteks selle, et siis arvuti läheb kohe lukku. Et nagu key küljes ei ole, mis on tegelikult kõige turvalisem, siis arvuti läheb kohe lukku. Teine variant, mis ma arvan, et ei ole nii hea, on see, et kasutaja logitakse välja. Seda kasutajate väljalogimist kasutatakse nagu siis sellistes kohtades, kus on niisugused arvutid, mida kasutatakse siis mitmete kasutajate poolt kuskil mingites poodides, tootmises, vahetustega töö ja nii edasi. Et seal on küll mõistlik see, et kasutaja teab, et nii kui ta selle key ära võtab, tema vahetus saab läbi, siis tegelikult logitakse teda kohe välja. Ehk siis jälle turvalisus. Ja selle sama key'ga tegelikult ma saan siis logida tegelikult kõikidesse selle domeeni ja suuraade hybrid joined arvutitesse ilma probleemideta sisse sama PIN-iga ja logimine on väga kiire. Nii, lükkan selle arvuti praegu kõrvale, võtan teise arvuti. Siin on mul siis veel üks arvuti, kus on siis ilma key'ta sisse logimine. Siin on mul siis tehtud tegelikult see meie vana hea traditsiooniline siis Windows Hello ja PIN sisse logimine. Mis on siis ilma igasuguste eraldi key'deta asjadega siis võimalik organisatsioonis ilusti kasutusele võtta. Login end siis, panen enda PIN-i, login sisse ja teeme siin turvaõlg tuleb ette. Nii, panin PIN-i. Siin logitakse nüüd ilusti sisse. Ja võtan siis, mul on küll selle kasutaja jaoks ka Yubiki olemas, aga praegu võtan jälle Chrome'i. Ma ei teeks SSO-d. Võtan portal.
office.com-i. Nii, valin siit kasutaja, kes on Oleg Kask. Nii, näiteks praegu ta küsib mul keyd, kuna ma olen ise määranud selle primaarseks autentimiseks, aga ütleme nii, et mul praegu seda praegu security keyd kaasas ei ole, ma panen cancel. Ma valin siit siis other ways to sign in. Siis ma võtan Authenticatori ja nüüd, kuna mul on siis seadistatud Authenticatoriga passwordless autentimine, siis ma võtan enda telefoni Authenticatori, lahti ja nii, katsume fokusseerida. Et mul ekraanil, kui ma hakkan sisse logima, pakutakse kood ja Authenticatoris pakutakse mul 3 koodi ja ma pean siis valima täpselt samasuguse koodi, nagu ekraanil on kuvatud. Nii, Authenticatorile veel korra autentima ja kui ma valisin õige koodi, siis mind logiti sisse. Ehk siis see on siis Authenticatoriga passwordless signing. Et selle sisse lülitamine on siis tegelikult see, et kasutaja, praegu on niimoodi veel, et kasutaja peab seda ise siis nagu siit enda profiili alt, siis tegelikult peab Authenticatorist peab selle sisse lülitama, et sellel kasutajal on mul see sisse lülitatud. Siin on mul teine kasutaja, kellel ei ole. Et siin on olemas, kui ma võtan Authenticatori, mul on siin konto, mul on siin enable phone signing. Kui ma selle nüüd sisse lülitan, siis ta nõuab ka device'i registreerimist. Okei, jah, see on see häda, et mul on üks seade ja 2 erinevat kontot, et reaalsus on see, et ma saan korraga ühes organisatsioonis siis Authenticatoriga passwordless autentimist kasutada ikkagi ühe selle kontoga, mis mul Authenticatoris on. Ehk siis mul peaks nüüd olema lihtsalt tavaliselt ka on kasutajal on oma seade, mida ta kasutab. Ehk siis tal seal, kui oleks ainuke konto, siis ma saaks selle ilusti lubada, et ta küsib ka siis seadme registreerimist Azure AD-sse ja siis ta aktiveerib tänu sellele, et ma olen pandud siis Azure AD-s ka sinna policy'sse sisse. Ma näitan teile veel ühte vahvat asja, et login siit jälle portal.azure'ist välja, võtan uuesti. Võtan uuesti. Hakkan kasutajaga sisse logima. Nii, nüüd ma ei taha seda passwordless Authenticatoriga autentimist teha, ma võtan other ways to sign in. Ja nüüd ma valin siit use Windows Hello or security key. Nüüd on see, et kas ma siis ise valin, kas ma kasutan security key'd või ma nüüd hoopis login enda selle Windows Hello pinniga. Ehk siis mina login praegu siis selle sama Windows Hello pinniga nüüd sinna Office 365 sisse, millega ma login siis näiteks, millega ma logisin siia arvutisse sisse. Turvaõlg tuleb. Nende pinni, Windows Hello oma ja logisin sisse. Nii, panen selle kinni ja lähen nüüd tagasi jälle enda teise ekraani taha. Nii, paneme selle arvuti kinni. Ma loodan, et kõik näevad mind. Näitan korraks ka enda ekraani jagamisega seda logimist, et siis on nagu, praegu siis lihtsalt veebiteenusesse, et ma siia arvutisse logimist ei saa näidata. Kohe jagan enda ekraani. Nii, võtame Screenbox, kõige lihtsam. Kinni. Mul on siin juba võetud üks brauser lahti. Võtan siis näiteks selle sama kasutaja alu.kask.net. Nii, nüüd ta küsib mult siis security key'd, kuna see on mul pandud endal ise defaultiks. Ma panen security key külge, panen jälle pinni. Ja nüüd ta küsib mult siis seda proof of presence'it, ehk siis vajutan security key'le. Okei, teeme siis natuke kiiremini. Nii, touch olemas, on sisse logitud.
security key'ga. Ma korra näitan, okei, ma läksin valesse portaali, aga ma lähen siis nüüd ikka portal.office.com. Kuna ma juba sinna olen sisse loginud, siis nii. Ma näitan korra ka see, et kus on siis nagu kasutaja need seaded. Kui ma login portal.office.com-i, siis ma võtan siis kasutaja view account. Nii, siin on minu security info. Siin ta näitab ära siis kõik need minu kaheastmelise ja autentimise viisid. On siin mingi äpp-password, kui organisatsioon on võimalik, siis nagu ikka, et ma soovitasin teha siis seda, et äpp-password'iga pigem mitte lubada, aga et kui on mingi teenuskontosid, mis seda vajavad, siis on vaja seda lubada. Ja siin näha, et mul on siis Microsoft Authenticator ja minu security key on siin küljes. Et pulli pärast teeme nii, et kustutame selle security key ära. Välja. Sellele Yubikiil on ka tegelikult eraldi manager. Võtan korra Yubiki manageri ka. Ütleme kas või seda, et ma ei tea, see key läheb uuele kasutajale kasutusse, siis ma teen sellele key'le teen factory reset'i. Nii, võtame programmi Fido 2. Okei, pardon. Ilusti turvaline keskkond. Pean enda Windows Labsi parooli kasutama, et seda programmi käima panna. Nii. Siis meil on vaja administratiivseid õiguseid selleks, et seda rakendust käima panna. Nii, võtan nüüd Fido 2 ja see on siis see, et administraator, kui ma hakkan pinne panema, kasutajatele jagama, siis ma pean seda ise tegema, ma eelistan, et kasutajad jääb ise. Kui on vaja, siis võtan key, kelleltki tuleb tagasi ja põhimõtteliselt ma tahangi teha, et ma teen nii-öelda key siis jälle tühjaks. Ups. Nii. Siis okei, tegelikult tegi juba ära. Et nüüd on tegelikult see key siis factory reset on tehtud. Me näiteks nagu see sama alakass, kui uus töötaja tuleb ja lisab endale siis ise selle ära. Me oleme talle juhendi saatnud, logid Portal Office, võtad enda konto, security info, võtad add meetod, võtad security key, add, siis on tegelikult saad ise ka valida NFC või USB. Ma võtan USB, pistame key sisse. Ja, okei, login teda, Microsoft Azure'i ja Azure AD-sse logida. Nüüd ta küsib mult uut pinni. Panen uue pinni. Pean puudutama key'd. Okei, siin on mingi äge demoefekt, sest seda key'd olen ma juba korduvalt lisanud. Võtame siis korra uuesti. Nii. Jah, juhtus ilusti demoefekt. Nii. Aga info. Nii, praegu teeme selle autentimist. Praegu on mul lihtsalt endal mingi äge demoefekt, miks ta mul seda
key nüüd ei võtnud, sest ma olen teda juba lisanud korduvalt maha ja lisanud. Okay. Touch key. Lisas ilusti ära. Loomulikult jälle, et seda protsessi tuleb, ütleme nii, et väga jokutama ei maksa jääda. Et neid for presence touch'e, et muidu siis ongi ma kahtlustan, praegu oligi see, et sellepärast pidin hakkama siin otsast peale. Nii, siis ma panen ta mingi nime ka. Näiteks, mis iganes, kasutaja ise teab, mis nime ta kasutab. Ja nüüd on siis tegelikult olemas. Ja siin on siis see, et kus kasutaja ise saab siis valida, mis on tema, õige on see, et sellist asja ei ole, et SMS-i saab kasutada, aga et ise valib, et mis on tema siis nagu see primaarne eelistus, mida siis alati talle pakutakse. Siis ala, praegu ma tahan hoopis tegelikult teha seda, et Authenticator API kasutada. Login välja. Võtta uue. Liiga tagant ära. Nii. Võtta login.com. Kaisk. Okei, ma siin ajasin ta natuke segadusse, aga ma võtan nüüd siis selle. Siis, praegu on veel see, et ma olin ekraanid 22. Ja mitte lõpus parolite sisse. Hetkel on veel see, et see mana oli ja see kasutaja. Hetkel ta niimoodi ei ole, et ta täitsa 100%, et mul on kasutaja, kellel kunagi kordagi parooli ei ole. Aga see on siis tegelikult see tuleb, kuhu liigub. Kuhu siis kogu see teema liigub. Nii, aga lõpetan praegu ekraani jagamise. Eeldan, et näete mind. Vaatan, kas on ka praegu küsimusi tulnud. YubiKey'd on B-kindlad, aga see on sama nagu, et ma ei ole teda ise proovinud, et ta on B-kindel, ta peaks selle üle elama palju paremini kui B-kindel telefon, mis saab põrutada, kuna ta on väike ja temast ei teki seda kaaljõuga liiga suurt raskust, mis ta niimoodi ära lõhuks. Aga selle kohta ütlen tõesti, tootja lehel puudub nagu märge, et mis juhtub, kui pesumasinasse panna. Ma ise küll arvan, et elab ilusti selle üle. Et nad on B-kindlad. Nii, okei, seda me nägime. Aga siin soovitatakse, vist ikka juba nägid, et hea raamatusoovitus Hacking Multifactor Authentication by Roger A. Grimes, mida siis lugeda, mis Microsofti litsentsi see nõuab. Nagu ma siis ütlesin, et mingisugune, kuna me eeldame, et mingi teenus ka kasutab, et selleks, et seda kasutada, on suur AD Premium Plan 1 vaja. Aga siis eelduste kohaselt, et mingi teenus ka kasutaja seal kasutab, et ma ei tea, mingit Office 365 või Microsoft 365 litsentsi peaks ka siis olema, et Exchange on, et mida ma siis sealt secure'in. Samas, ega keegi ei keela meil ju seda teha, et me kasutame siis läbi Azure AD-d, me teeme näiteks SAML 2-ga mingisuguse hoopis kolmanda osapoolega autentimise ja klassilisse Jirasse läbi Azure AD. Tegelikult ongi, et kasutaja logib Portal Office'isse, näiteks muid teenuseid ei olegi, võtab sealt selle Atlassiani API, Portal Office'isse logimiseks kasutab ta siis seda YubiKey'd
siis on vaja, ainult seda Azure AD Premium Plan 1. Aga pigem on siis see, et ma ütlen, et kui organisatsioon on alla 300, siis ma praegu soovitan väga, et kasutada Microsoft 365 Business Premiumit, mis annab nagu siis Azure AD Premium on olemas, saab neid ilusti key'sid, passwordless authentimis't kasutada, pluss siis muidugi Endpoint Manager, Conditional Access Policy, Microsoft Defender for Office 365, et on tehtud väga äge pakett, et siis organisatsioonide soodsa hinnaga ka turvalisust väga kõvasti parandada. YubiKey on tegelikult ikkagi väga levinud, et YubiKey alles hiljuti siin, ootan, et kohe ütlen, et nad said alles hiljuti väga hea ja uhke nominatsiooni. Nii, ma korraks teile ütlen, jah, et Security Today poolt siis, et The Govies Government Security Awards YubiKey 5C NFC, seesama key, sai siis gold ehk kuldmedali siis, ehk siis peetakse 2021 aasta üheks parimaks security key'ks. Iseenesest ega seal vastu Microsoft Azure AD-d, et sinna ta siis hakkab alles levima, sest see tugi siis nagu ka oli, et see tuli alles 2. märtsist. Ja, et see, et kui alati peab olema mingisugune varu key'sid ka siis olema organisatsioonis, et see on seesama, et kui kasutaja, mis iganes juhtub, on ju, kaotab ära, ma ei tea, sõidab üle, mis iganes, et siis peab olema ka valmidus selleks, jah, et meil on siis anda ka kasutajale uus key kasutada, mida ta saab siis enrollida ja kasutusele võtta. Seda saab, kas ainult on-prem keskkonnas ei saagi seda kasutusele võtta, seda saab, aga siis kaob tema nagu see suurem väärtus ära, et siis kasutad teda nagu lihtsalt smart card'i. Ehk siis logid sisse, kasutaja PIN on seal peal, selleks pead siis ka nagu organisatsioonis, ütleme nii, et läbi Azure AD on see kõige lihtsam kasutusele võtta, et kui seda ainult kohalikus AD-s võtta, et siis hakkad seal enda kohalik enterprise CA, siis on sul vaja siia saada neid kasutajate sertifikaadid peale ja nii edasi. Selles suhtes läbi Azure AD on see palju mugavam kasutada. Safari tugi, et Safari tugi on tegelikult olemas, et saab ka seda Safaris kasutada, sest see töötab mitte ainult Windowsitega, vaid seda saab kasutada ka Macides. YubiKey levimise koha pealt on siis see, et tegelikult siis Google on tegelikult enda töötajate jaoks võtnud YubiKey kasutusele. Ja nii palju, kui nende endas tagasiside oli, mida ma lugesin, et nad olid väga rahul, turvalisem, kiirem ja nii edasi. Ma ise ei ole seda, kas YubiKey lahendusel on võimalik ka Proof of Presence välja lülitada, et kui sa teed seda liidestust Azure AD-ga, siis tegelikult ei ole. Et kui kasutaja enrollib selle ära, siis seda ei saa välja lülitada. See ainult sellisel juhul see Proof of Presence, seda siis lihtsalt ei kasutata, kui sa kasutad seda kohalikus AD Smart Card'ina. Aga Azure AD puhul, kui kasutaja selle lisab enda konto alla, sööb selle ära, siis tal ei ole mingit võimalust seda Proof of Presence'it välja lülitada. Kuidas on Hallo parollist lühem PIN turvalisem sõrmejäljest? Tegelikult PIN on ikkagi, seda hoitakse meil just arvutis on ainult arvutiga seotud, hoitakse ainult selles arvuti-TTM-is meil, et sõrmejälge on lihtsam petta kui PIN-i, mis asub minu peas. Seni, kui seda PIN-i kuhugi maha ei kirjuta, siis ja seda alati turvaliselt sisestada, siis tegelikult see on turvalisem kui sõrmejälg. Väga hea küsimus. Parim küsimus Margusele, et Conditional Access Policy'tes on võimalik öelda, et siia saab ainult security key'ga. Hetkel veel ei ole. Aga ma olen täiesti veendunud, et see on seesama, kuna ta nüüd alles general availability sellel FIDO2 passwordless autentimine, et see tuleb siin lähema aasta jooksul. Nii, et ma korra veel
lõppu jagan ühte pildikest, kus on siis nagu Microsofti endapoolne nii-öelda sihuke soovitusmaatriks, et kuidas siis nagu et kombinatsioon, need FIDO2 key'd pluss Windows Hello pluss siis Authenticator äpiga paroolita autentimine. Et see on lihtsalt sihuke Microsofti endapoolne nagu soovitus, et siis turvalisusmugavus, et et admin tegevused eraldi turvalisest haldusarvutist, siis eraldi arvuti, nagu rõhutasin, et siis Windows Hello for Business ja siis FIDO2 security key. Ja kui siis on ju vaja teha halduseid siis mobiilsest seadmest või mitte Windowsi seadmest, et siis passwordless sign-in with Microsoft Authenticator. Kuna see tegelikult töötab Maciga ka, et siis iseenesest ikkagi kasutaks ka seda security key'd. Et milleks veel seda on võib-olla, ma ise leian, et milleks on hea kasutada, on näiteks kas või Azure AD breakless kontoks, ehk siis läheb safe'i koos PIN-iga ja siis MFA on seal kontol peal ja kui me ei tea, mingi hull jama tabab, et siis on vähemalt siis üks breakless konto olemas, millega te saate siis enda Microsofti keskkonnale ligi. Siis on siin veel information worker ehk siis kontoritöötaja, productivity oma 10 arvutiga, Windows Hello for Business, FIDO2 key. Jälle siis samamoodi information worker, töötaja mobiilse seadmega või mitte mobiilse seadmeta. Microsoft soovitab siis jälle passwordless sign-in Authenticator äpiga. Ja siis frontline worker, kes siis ongi, et kasutavad masinaid, jagatud masinaid, et siis nende puhul olekski tegelikult siis ainult see security key. Ja nende puhul nagu üldjoontes on ka see, et pigem siis neil see mobiilne ligipääs, kui selline puudub üldse. Vot. Nii, okei, et on tulnud veel üks küsimus, kohe võtame ette. Eks siin võib diskuteerima jääda, et see PIN-i puhul, et avalikus ruumis konverentsil PIN versus sõrmejälg kasutame. Nagu ikka, et ju pangaautomaat asub ka avalikus ruumis ja üldjoontes siis ikkagi, et iga inimene ju hoolitseb selle eest, et tema nagu need turvalisusasjad oleks kaitstud. Ehk siis mina lihtsalt siis ikkagi panen PIN-i niimoodi, et keegi näeks seda. Aga sõrmejälgi on mina ikkagi minu seisukoht on see, et PIN on turvalisem kui sõrmejälg. Aga mugavuse poolest muidugi biomeetria on alati mugavam. Face ID, sõrmejälg ja nii edasi. Eks see lõppkokkuvõttes on see, et millist varianti siis et kui see on iga organisatsiooni enda otsustada, et milline on see tase, mida võtta. Mina PIN soovitan. Nii, aga hetkel rohkem küsimusi ei ole. Oleme siin ilusti natuke ka üle aja läinud. Loodan, et oli siis midagi kasuks, abiks ja kui on huvi, et me ka saame ilusti, saab küsida, saame aidata POC-i teha nende security key'dega, aidata siis ka siis mõelda ja kaardistada, et kellele või palju ja nii edasi, et millisel viisil siis milline see paroolita autentimine siis esialgu siis paralleelselt ka veel vanakooli parooliga, mis küll siis jääks nii-öelda sinna unarusse kasutamata. Et kasutaja eelistaks alati kasutada enda key'sid. Saame siis aidata ja mõelda ja ka key'de hankimisel aidata. Ja tänan kõiki ja siis kohtume juba mingi aeg jälle, kui on mõnevaid põnevaid teemasid. Head aega!